Tere, hää inimene! Oleme täna siin Rae Kultuurikeskuse Kogukonna Akadeemia taskuhäälingu stuudios ja 2 nädalat on juba Rae vallal uus vallavanem. Kutsusime Tarmo Gutmanni meile siis siia stuudiosse, et ta käest mõndasi küsimusi küsita. Ja sotsiaalmeedias tegelikult oli ka inimestel võimalus uue vallavanema käest küsida küsimusi ja need me küsime selle saate lõpus. Tere, Tarmo! Tervist! Ma soovin sulle jõudu. Ma kuidagi avastasin, et praegu ma olen kuidagi poliitikutele natukene kimbatuses soovimast õnne. Sest et raske aeg on maailmas, Eestis, ilmselt ka Rae vallas, ja see on ikkagi väga... mina näiteks ei tahaks praegu olla Eesti Vabariigi peaminister ega ka Rae vallavanem. Et headel aegadel tahaks. Sest et võib-olla sa kuidagi räägid, et miks sa üldse kuidagi mõtlesid, et võiks hakata peale seda, kui Madis Saarik oli veel niimoodi avalikult öelnud ka, et vaimse tervisega pole kõik väga hästi, et miks sa kuidagi otsustasid hakata Rae valla vallavanemaks? No vaata, ikka lihtne oleks ju öelda, et keegi peab tegema. Aga tegelikult olen ma inimene, kellele niisugused väljakutsed just meeldivad ja kui see on liiga lihtne, siis sellega võib kõik hakkama saada. Kui see tundub piisavalt raske, siis see ongi minu jaoks huvitav, et kuskilt otsast midagi purema hakata ja siis kui sa ühel hetkel näed seda tulemust, et jah, tegime ära, ega seda mina ju üksi ei teeks. See on terve meie maja, siin 100 inimest ja see on nagu vääratult niisugune äge meeskonnatöö ja nüüd selle 2 nädala peal, mis ütlesidki, mis on olnud, ma tunnen, et selle meeskonnaga võib ikka küll igast ägedat asju teha, et jah, ajad on keerulised, selles on õigus, aga lihtsatel aegadel võib-olla oleks äkki liiga lihtne, et selles mõttes küll, et mulle meeldib niisugused väljakutsed. Okei, et lihtsal ajal siis ma hakkan ise vallavanemaks. Oota meelde. Aga võib-olla sa räägid ka inimestele, väga paljud inimesed teavad, kes sa oled ja millega sa tegelenud oled aga võib-olla sa tutvustad ennast ka natukene nendele inimestele, kes aga ei tea, kes sa oled ja millega sa tegelenud oled ja võib-olla milline on ka sinu hariduskäik, saan aru, et sul on magistrikraad. No, esmalt muidugi rõhutan, et ma olen Rae valla inimene, 51 aastat juba, et see on päris pikk aeg, et nimetada ennast siis ikkagi Rae valla patrioodiks, saanud ka siin hariduse. Lasteaias küll siin käinud ei ole, et siis veel lasteaida ei olnud 70-ndatel, kui ma siia ilma tulin. Aga jah, olen saanud siin Jüri koolis oma esimese hariduse, täiendanud ennast siis EBS-is ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Et see on andnud sellise teadmiste pagasi ja täiendamiste pagasi, ja just sinna magistrisse minnes mitte sellepärast, et mul oleks magistrikraadi vaja, vaid ikkagi selleks, et täiendada oma teadmisi, saada uusi kogemusi, uusi tutvusi või tuttavaid või sõpru, kellest ongi täna väga paljud minu sõbrad, kes on gruppeed olnud. Ja tööelu on mul viimased 20 aastat olnud niisugune tootmisettevõtte tootmisjuhina ja tegelikult olen töötanud ka 2 tootmisettevõttele korraga personalijuhina. Et ka see kogemus on mul olemas, et tean, kuidas inimeste nii-öelda kogu selle ettevõtte personali köögi pool käib, et see on mulle väga tuttav ja see on aidanud mul tegelikult väga hästi orienteeruda selles, kuidas inimesi tööle võtta, kuidas neid tööle hoida ja nii edasi, et see kogemus oli nagu väärtult. Oli seal suur meeskond? Seal oli, kus ma personali juhtin. Ja, seal oli mõlemis ettevõttes oli üle 100 inimese, et mitte väga suured ettevõtted, aga siiski. Ja mõlemad siis tootmisettevõtted. Väga hea, Rae vallavalitsus on praegu vist kuskil 100 inimene. Nii, et sul on tegelikult, ütleme, sellise arvu nagu kogemus on olemas, et Rae vallal üldse töötajaid on vist kuskil 1000 kanti, kõik õpetajad. Kõige suurem on mul olnud, kus on olnud ligi 500 inimest, et on siis väiksemad olnud seal 300-400 vahel. Väga hea. Aga millest sa nüüd nagu selles mõttes, et nagu loobusid, kui sa hakkasid vallavanemaks, et millegist sa pidid ju loobuma, et see töö, kus sa... loobusin võib-olla sellest, et ma olen niisugune tootmise fanatt võib-olla, et mulle tootmine hullult meeldib, sest seal on just see põnevus, et seal
ei ole kahte ühesugust päeva. Et ma ei ole olnud tootmises, kus toodetakse seeria tootmist, mind on alati huvitanud projekti tootmised, kus iga tellimus võib olla erinev, kas koguselt, materjalidelt, koostelt, millest iganes. Ja see on minul alati pakkunud niisugust, et sa ei lange rutiini, kogu aeg midagi toimub. Ja tootmine iseenesest omapäralt on ju nii, et kui sul on koroonaaeg või sul on gripihooaeg, siis on väljakutse, eks ju. Kui sul on mingisugune muu põud, et metalli ei saa või puitu ei saa või midagi, et siis on sul jälle väljakutsed, kuidas rahuldada klienti ja kuidas see toode valmis teha. Et ma võib-olla enda sellised tunnetuslikud tähelepanekud nagu, et ma olen nüüd olnud siis, ma olen näinud enne sind siis nagu kahte vallavanemat, et Mark Võrklaeva ja Madis Sarikut ja ütleme nende võib-olla juhtimisstiilid. Mulle tunnetuslikult on olnud see, et kui Mart oli selline küllaltki vertikaali tüüp, et see võim liikus kuidagi niimoodi ülevalt alla, et siis Madis tõi sellise horisontaali, et kõik on kuidagi nagu kaasatud mingitesse asjadesse, aga mõlemal sel süsteemil mulle tundub on olemas oma tugevad küljed, nagu omad nõrgad küljed. Näiteks ütleme, mis on nagu selle vertikaali puhul nagu võib-olla natuke halb mu jaoks on see, et seal on võib-olla liigselt kontrolli. Et sa pead inimesena olema ülinormaalne, et seda kontrolli kuidagi käest ära lasta. Et ühest küljest sa oled kõigest teadlik, aga teisest küljest sa saad aru, et igal valdkonnal on oma mingi juht. Ja see tegeleb sellega, et sa nagu lihtsalt proovid enda jaoks seda kuidagi kontrolli all hoida. Ja mulle tundus, et Mart sai sellega väga hästi nagu hakkama. Horisontaali puhul on see, et seal peavad olema, kuidas öelda, su võitluskaaslased väga laitmatud. Et neil ei teki seal seda sükest, kuidas öelda, nagu omad mingid väga suured huvid. Poliitikuna sa tead, et mis see tähendab, on ju, et selles mõttes, et eks meil kõigil ole, kuidas öelda, siis kindrali foto seal kuskil kotis, on ju, sealt Vahva sõdur Sveigis oli see koht, et halb on see sõdur, kel ei ole seda kindrali fotot kotis, on ju. Et see jällegi eeldab seda, on ju, et sul peavad olema need võitluskaaslased ikkagi väga nagu kuidas öelda, nagu ühtse idee eest minema, lihtsustatult öeldes. Millise süsteemi sina nagu selles mõttes, et enda jaoks või oled välja mõelnud või nüüd, kui sul on, sa tõid just need näited, need kogemused on olemas, on ju, et selles mõttes, et seal 100-500 inimest, on ju. Et millise süsteemi sa nagu kuidagi juurutad või oled sa üldse mõelnud selle peale? Muidugi olen mõelnud, aga midagi välja ma ei mõtle, sest ega see juhtimisfilosoofia nüüd midagi välja mõtlemist ei vaja. Et pigem olen ka selline meeskonna inimene ja ei rõhuta kuidagi struktuuris nagu seda püramiidi, vaid mina rõhutan seda, et mul on meeskond ja igal ühel on oma roll ja sinna rolli enda valitud teatud mingisuguste tugevuste pärast, mingid kompetentsid on kõigil. Ja see ongi äge nagu, et kui igaüks teab oma asju ja siis on juhid on loomulikult need, kes vastutavad selle vajadusel neid otsuseid vastu ja nii edasi, et mulle meeldib, kui mitte ainult juhtidel, vaid kõigil on oma arvamus ja neid antakse lauale ja siis selle üle saab diskuteerida. Vajadusel ka kas või vaielda, aga siis tehakse otsus ühiselt ja see nagu minu jaoks on see edasiviiv jõud, et hästi lihtne oleks, et tehke ära ja mina otsustan ja siis, eks ju. Aga see ei ole meeskonnad. Aga sa ei solvu näiteks selles mõttes, et kui keegi nagu ütleme, sul on enda arvates on sul jumala hea idee. Et selles mõttes, nagu meil ikka juhtub, meil kõigil juhtub seda, et maailma kõige parem idee. Ja siis tulevad tüübid ütlevad, kuule, ei päriselt ka. Vastupidi. Ja kui see on nagu argumenteeritud selles mõttes, et siis sa ütled, okei, aga siis teeme nii. Minu töös enamasti tegelikult nii ongi, sest et kõige paremini teavad selle oma valdkonna spetsialistid, kuidas asjad tegelikult käivad. Nad teavad seaduseid, määruseid, nad teavad tegelikult neid inimesi, näiteks sotsiaalvaldkond või noorte tegevused, eks ju. Kui mina lähen siin oma ideega ja ütlen, et see on nagu ainuõige, siis ma ei ole spetsialist. Ma ei saa olla spetsialist kõikides valdkondades ja siin on hästi suur roll ju ikkagi usaldused, et ma pean usaldama inimesi ja selline koostöö on siin nagu tähtis. Mina ütlen oma idee ja kui ma suudan selle nagu ära põhjendada ja paremat ei ole, siis on see hea. Kui keegi teine tuleb parema ideega ja ütleb, et see on kõige parem idee, see kõige rohkem viib edasi ja kõige rohkem nagu kaitseb neid inimesi ja avaliku huvi, siis
siis lähme sellega edasi. Aga ma küsin nagu seda, et kas on nagu siuke, et sa küsid nagu siis ütleme poliitilistelt abivallavanematelt seda või sa küsid nende spetsialistidelt, kes nendele poliitilistele abivallavanematele selles mõttes nagu alluvad, et noh, see ekspertsus on alati nagu sa tead ise ka, et noh, et selles mõttes, et poliitikud tihtipeale noh, neil on mingid kindlad asjad, milles nad on eksperdid, aga need valdkonnad on ju väga suured, et selles mõttes, et siin ei pruugigi alati ju selles mõttes saada nagu siukest, kuidas öelda, siukest kompetentset nagu vastust. Et kuidas sa enda jaoks seda mõelnud oled, et no, sa meil on see lähed rohujuure tasandile või võtad sealt kui ma jaksaks kõigi iga kord minna. Tegelikult tahaks küll, et mul on alati olnud see lähenemine, et ma tunnen kõiki inimesi, ei tea võib-olla kui nime nägu alati kõike kokku panna, eriti kui on 500 inimest, aga et ma oleks nagu lähedal kogu oma tiimile, et mina saaks küsida ja tema julgeks ka minult küsida, eks ju, mitte see, et ta peab minema alati kuidagi ringiga või mis iganes. Sest ma ütlen jällegi, see tiimitöö on hästi tähtis. Ja no ma leian, et ei peaks minema nagu mööda mingisugust jada, et kui ma tahan rohujuurelt saada infot, siis ma hakkan läbi juhtida nagu ikka seda käima. Et loomulikult on hea, kui on küsimus otsustamistes, siis otsustavad valdkonnajuhid või kes, kelle nii-öelda laual on see otsustamisõigus, et mina ei hakka otsustama nende eest, kelle tegelikult see vastutus asub, et noh, mul võtaks vastutuse ka, eks ju. Niikuinii võtan. Aga jah, kui ma jõuaks kõikide inimesteni, kes meil majas on ja läbi rääkida, mul on see plaan küll, et ma ikkagi kõik toad käin läbi ja saan tuttavaks 2 nädala jooksul või igaüheni jõudnud kahjuks ei ole. No praegu on vist aasta lõpp ka ja selles mõttes, et kõik on, me kõik oleme siin hommikust õhtuni rakkes, nii et sellised 16-tunnised tööpäevad on täiesti tavalised ka kultuurikeskuses. Räägime natukene sellest, et võib-olla nagu visioonist, nagu, et selles mõttes, et ma olen siin enda jaoks, ma tegin endale spikri, et ma saaksin siin mõndasi küsimusi küsida, et sul on aasta aega tegelikult ju, valimised on tulemas ja võib-olla mis on see, mida sa tahaksid selle aastaga teha ja mis sa arvad, et mis näiteks ütleme Rae valla puhul, et mis on tema siuksed nagu tugevad ja nõrgad küljed? Nagu, ma ütleks, et Rae vallal tugevaid külgi on nagu ikkagi kordades rohkem kui nõrki külgi. Noh, üks selle tugeva külje või tugevuseks mina loen ikkagi seda, et meil on sükine järjepidevus, stabiilsus. Me oleme võtnud nagu pika visiooni, on ta siis kas või arengukava või ka meie strateegiad ja läheme mööda seda ja ikkagi liigume kogu aeg mööda võetud eesmärke, eks ju, et ja see on meie tugevus. Kui me iga kord teeksime midagi nagu uut kogu aeg, et hakkame vana lammutama, siis me oleks kuskil nagu alguspunktis. Noh, me võtame siin spordi või tervisearenduse või jällegi sotsiaaltöö, töö noortega. Need on nagu pikaajalised projektid olnud. Me täna näeme vilju. Mulle endal meeldib mõelda nii, et kui me kunagi hakkasime noori toetama spordis või tegime neid spordiväljakud või pallihalli või mida iganes. Noh, meil on täna olümpial osalenud sportlasi, Eesti tasemel, maailma tasemel sportlasi. Ja see kõik on ju tulnud just tänu sellele, et me oleme selle visiooniga näinud, et kui me sinna panustame, siis me sealt ka saame tagasi midagi. Sotsiaaltöös, kultuuris, kõigis selles on samamoodi, et hakkad vaikselt step by step minema. Ja see on see minu meelest, mis on Rae valla tugevus, et me jätkame kogu aeg selliste visioonide loomist, nende poole pürgimist. Aastaga, no ütleme, aastad nüüd liiga pikka aeg võib-olla ei ole, et midagi revolutsioonilist ära teha. Küll aga noh, mis ma olen ise mõelnud, on võib-olla tšukene võib-olla jõuda veel lähemale meie oma inimestele, et valla valitsus või see vallamaja tervikuna oleks lähemal meie inimestele, meie ettevõtjatele, see koostöö toimiks võib-olla seda sünergiat natukene rohkem ja ei võetaks seda kui siukest ma ei oska öelda, ei taha midagi halvasti öelda, aga et võetaks nagu hea partnerina, et siit saab abi, siit saab tuge, meie saame vastupidi oma elanikelt, ettevõtjatelt tuge, et see koostöö on jällegi siuke märksõna, et kui ma seda aastaga suudan nagu oluliselt parendada ja edasi on hea.
No Rae kultuurikeskusel on siin väga hea muideks edulugu, et me teeme siin juba mitmeid aastaid koostöös BMG-ga Rae valla jaanituld, et ma võin tuua näidud välja, et see kuskil 100 000 eurose eelarvega sündmus, et Rae vald läbi kultuurikeskuse panustab sinna 15 000 nagu, et kui me nagu mõtleme selle peale, et meil oleks selliseid, ütleme, erasektoriga koostööprojekte, ütleme, need suurusjärgud võib-olla on teised, siis ütleme, räägime siin miljonitest, Rae vald paneb 150 000, eraettevõtja paneb 850 000, et see oleks ju edulugu. See oleks edulugu, ja täpselt samamoodi ka see Jaanimäe näiteks on selles mõttes nagu selline edulugu. Sa juba tegelikult natukene rääkisid sellest kogukonna kaasamisest nagu, et selles mõttes, et kuidas sulle endale tundub näiteks, et kui sa nüüd lähed siit nagu hetkeks selleks poliitikust ära, et selles mõttes, et kas Rae vald ja kas kaasab oma kodanikke? Näiteks kui toimuvad mingid arutelud, planeeringute arutelud, mingid, kuhu me liikuma peaksime, arengukava, et kas me oleme selles mõttes selline sinu kui kodaniku jaoks selline avatud formaat? Ma ütleks pigem jaa. Ja see on aasta-aastalt paremaks läinud. Ütleme, see viimane aasta meil arengukavad ja asjad olid ju tehti väga mitmes kohas avalike arutelusid, inimesed tulid, keda huvitab, see tuleb, keda ei, kes vaatab passiivselt kõrvalt, eks see on inimeste tahe ja soov. Aga jaa, minu meelest aasta-aastalt me oleme siin paremaks liikunud ja kui me räägime üldse kodanike kaasamisest, ma ei saa jätta rõhutamata meie RVAX-i, mis on ju, ütlen Eesti mõistes nagu erakordne lugu, et seda kogu aeg küsitakse ja just eile õhtul olin siis Aivar Aasamega, istusime, saime õhtust ja arutasime seda ja ütles ka, et seda päringuid ja kuidas neid asju tehakse, seda tuleb kogu aeg nagu igast Eestimaa nurgast, et minu meelest on see nagu nii äge edulugu jälle Rae valla kontekstis, et kuskil mujal seda nii hästi ei tehta kui meil. Kultuuris mul nagu kripeldab, ma ei hakanud sinna Facebooki kirjutama seda küsimust, et ma olen nüüd, kuidas siis öelda, 3 aastat kohalikele elanikele selles mõttes, et andnud sõnumi ka, ütleme, mitte ainult elanikele, vaid ka poliitikutele, et punkt 1, meil oleks vaja natukene nüüd investeerida sellesse infrastruktuuri. Et üks asi oleks siis välilava, kus võiks toimuda kõikvõimalikud suured kontserdid, meie enda klunker, meie enda jaanipäev, suve alguse peod, suve lõpupeod, suve teatrid, tegelikult iga jaanuar, veebruar võtavad muga ühendust erinevad teatrite tuure korraldavad organisatsioonid küsivad, et kas teil on nagu sellist kinnist territooriumi, et ta ei ole selge, siis me läheme kuskile mujale, et selles mõttes, sest ütleme, selle infrastruktuuri rajamine on väga kallis nagu, et selles mõttes, et ja suveteatrid ja üldse, sellised asjad maksavad väga palju, nii et mul on olemas endal kogemus, ma enam-vähem tean, mis need numbrid on, et selles mõttes, aga ja teine asi on kultuurikeskus, et ma olen nagu väga hädas just ruumi mõttes nagu, et selles mõttes, et me ei saa käivitada tegelikult ei uusi huvitegevusi, sest et ruumid on kogu aeg täis nagu, et selles mõttes, et ütleme, et neid värskendada ikka eelarvesse saab, et selles mõttes, et ja siit 2 küsimust, et mida ma sinna Facebooki kirjutama ei hakanud, et millal saavad Rae valla inimesed punkt 1 selle väliplatsi ja millal sa arvad võiks saada, ma ei tea, kas siis Järveküla või Peetrisse selle Peetri Vabaajakeskuse või Järveküla Vabaajakeskuse või Jüri Vabaajakeskuse, mis olekski nagu Viimsis Artium näiteks. No see välilavaga on tunnistan ausalt, see on minu selline unistus olnud kogu aeg ja ma olen isegi koha peale mõelnud. Siin on viik. Muu ka. Et no mis siin salata, see on meil üks valukoht, mis meil on puudu. Ja kui nüüd vähegi õnnestub, siis ma seda unistust ellu viima hakkan. Olen mingisuguseid esimesi samme ka juba selles suunas astunud, et see jah, peab olema. Kodanikul ma tunnen ka, et miks ma pean minema naabervalda või veel kaugemale, et suvel kuskile teatrisse või väiksele kontserdile minna, on ta siis Aruküla või Anija või Keila või Rapla. Et siis miks me ei saa, eks ju. Ja siis tahaks. Ja ma arvan küll, et lähiaastatel me sinna
sinna ikkagi jõuame, et kas nüüd just 25 aastal kindlasti mitte. Võime siin natukene seda saladuse loori ka niimoodi kergitada, et ilma asjata ma ei valinud sinna sotsiaalmeedias Tarmos seda pilti, kus ta on Vaskjala külavanem. Et see oli nagu läbi mõeldud nagu, et see on, saan aru, et mulle endale väga see Vaskjala veehoidla ääres olev nagu selline asi meeldiks nagu, et see oleks, ma arvan, et see oleks terve suvi täiesti ekspluateeritud. See oleks valla mõistes oleks ta nagu edulugu ka see, et meil on täna läbi valla voolav Pirita jõgi, mida me mitte mingil moel nagu suurelt ära kasutada ei ole osanud. Ja kui me sinna ujumiskohta Vaskjalga suudaks teha välilava koos erinevate võimalustega, kus saab nii teatrit kui kontserti anda, kas me just klunkeri sinna ära mahutaks, seda peab mõtlema, sest klunker on meil ikkagi niisugune väga suur ja võimas üritus. Võib-olla ka meie uus rajatav Jüri staadion jääb väikseks lõpuks, eks me ei tea, sest meil ikkagi rahvast on. Aga selle Vaskjala juurde tagasi tulla, siis jah, see oleks selline mõnus universaalne plats, kus saaks ka pakkuda tegelikult ju meie valla ettevõtjatele võib-olla, kes tahab sinna teha võib-olla mingid kohvikut, kes tahab sinna mingid paadilainutust teha, kes tahab sinna mingid, no mis iganes. Niisugune vaba ja kultuuri veetmise kultuurikeskusena sinna niisugune väliasi oleks jumala äge. Ja ma arvan, kui varem on arvatud, et see on niisugune veekaitsevöönd ja kõik, siis olen tegelikult täna ka põgusalt Tallinna vee inimeste käest küsinud ja kui Ülemiste kergliiklusrada või see terviseliikumisrada on saanud juba võimalikuks, et me saame seda teha, siis nad arvasid, et miks mitte ka sinna, et kõik võimalik, et okay. Ma arvan, et see tulevikus sünnib. Loodame. Jah, et aga uus maja, Järveküla, Peetri, et selles mõttes, et siin ütleme, selle majaga on olnud see visioon, et ma saan aru, et kui vallamaja saab valmis, uus, et ma saan aru, et planeeringud asjad on kõik tehtud juba, et selles mõttes, et on lihtsalt vaja mingi hetkel hakata ehitama. Et siis seda maja on kuidagi vaadatud selles võtmes, et siin võiks olla siis tegelikult Rae huvialakool ja Rae kultuurikeskus koos. Nagu et selles mõttes, et ja tegelikult ma arvan, et piirkond Järveküla Peetri, mis on kõige kiiremini nagu arenevad, et see vajaks ka nagu sellist vaba ja keskuse, kuidas öelda, lahendust. Siin on, ütleme nüüd tõesti see üks võimalus, et see tuleb koos erasektoriga, nagu et sõnast, et nagu on ju praegu tegelikult olemas Peetris vaba aja keskus, või kuidas ta nimi, Peetri keskus. Jah, Peetri keskus. Et iseenesest seal oleks nagu võimalus niimoodi nagu mõelda. Mulle tundub, et kui järgmine pood sinna kerkib suurem või et siis võiks vald kuidagi nagu olla see üks koostööpartner seal või kuidas te olete seal üldse mõelnud oma vahel seda? No, neid ideid on väga erinevaid olnud, kui me alustame siit sellest vallamajast olemasolevast ja uuesti, eks ju, et siin on ka, et kõik nad on omavahel seotud, eks ju, Jüri kooli ruumipuudus on seotud noortekeskus või selle huvialakooliga. Et see jada ongi, et me saame tehtud vallamaja, siis me saame siin teha selle korraliku kultuurimaja, pluss siis huvialakooli. Siin on nüanss muidugi, kas see täna olemasolev maja on piisavalt hea või tuleb siin midagi nagu kapitaalsemat muudatust teha. See on nagu ise asi, aga jah, seda me oleme küll mõelnud, et siin peaks üks korralik kultuurikeskus olema ikkagi, et kus on hea akustikaga saal ja nii edasi, et palju saale isegi. Ja palju saale, eks ju, väiksemaid saale, on ju küsinud ka pillimehed näiteks, et ei ole pilli harjutamisruumi, et on meil väikseid ruume ja nii edasi, et kunagi meil olid koolis seal ühes ruumis, et seda on vaja, jah. Ja Peetris samamoodi, et erasektoriga, kui me saaks, ma mõtlen küll võib-olla kultuurikeskust, aga sellist vaba aja veetmise keskust, seal erasektor on näidanud huvi, et kes tahab teha tennisalli ja nii edasi, et see kontseptsioon tuleb nagu väga paika panna, et mis on see, mis siis kogukond tegelikult vajab. Okei. Nüüd me jõuamegi selleni, et meil on, me oleme noored, et Rae vallas on jah, selles mõttes, et hästi palju noori inimesi. Ja kui kuidas öelda nüüd,
siin on kaks asja nagu, et ma olen nagu noorsootöös pikalt nagu tegutsenud ja võib-olla ma oskan kuidagi vaadata seda natuke teise pilgu alt, et kaks mure, mis mul on, kui ma vaatan seda nüüd kultuuriinimesena, on see, et ruumid on väikesed noortekeskustel. Ja teine asi on see, et palgad on väikesed. Nagu, et ma üks päev täitsa nagu tõsiselt mõtlesin, et 1450 eurot miinus maksud, et see on kurb, et selles mõttes, et see inimene, kelle me sinna saame, et kui ma isegi niimoodi tuimalt teen selle arvestuse, nagu selles mõttes, et võtame sealt siis maksudeks mineva raha maha, et selles mõttes, et ütleme, et ma kõigi eeluste kohas, et 20. aastates või 30. aastate alguses kohe ei saa pangalaenu võtta, et osta endale korterit, seda seda, et ma pean selle üürima, siis võtan see pool palka 500 eurot veel sealt maha, nagu et selles mõttes, et ja ma pean ju kuidagi nende noorte jaoks kuidagi apetiitne olema. Ma peaks nagu kuidagi normaalselt riides käima. Kas või sama, et sa ei saa ju kõnetada mingid inimesi, kui seal nagu, ostad, ma ei tea, temust riideid. Seal on ka muidugi väga lõbusaid riideid, aga lihtsalt, et ja kas või need samad ruumid ka, et selles mõttes, et mulle tundub, et nad on nagu väikesed natukene, et oled sa seal kuidagi mõelnud? Ilmselt te niikuinii olete mõelnud. Olen ikka, ma küll ei ole väga täpselt kursis nagu nende mahtude või vajadustega täna, et mis neil tegelikult vaja on. Ma olen mööda neid noortekeskusi käinud juba aastaid tagasi. Tänaseks pole isegi mõndasid maju alles, kus kunagi noored alustasid. Ja siis vaatasime, et on väiksed ruumid, aga ägedad, vähemalt koht, kus käia. Ja see on see, et ega seal tegelikult ei ole, et sükust asja, et kas 50 ruutu on hea või 100 ruutu, mida suurem on, seda ägedam asja saab teha. Et me ei tohiks hakata võib-olla seal nagu üksteisega konkureerima, et mis on noortekeskus, mis on Rae huvialakool või kool või mingi muu. Aga jaa, noortel kooskäimise kohta peab olema ja tegelikult tänagi just lõunalauas Kädiga arutasime, et ikkagi meie noor on ka 25 on ka noor. Jah, 26 aastani. Ja õhtu kell 11 võib-olla see 25-aastane mõtleb, et kuhu ta peaks minema, et kus nendel on see kooskäimise juurde. Kõik majad on suletud, ta ei ole alaealine, ta või hilja väljas olla, aga temal on just siis vaba aeg ja võib-olla, kas 11 just on õige aeg õhtul, aga küll aga suht stiili aeg. Need on need küsimused jah, et kui oleks neid ruume, siis ma arvan, et see mahupiirang ei ole nagu takistuseks või mitte mahupiirang, vaid see maht, et me ei täida ära. Me ei täidaks nad alati ära. Seda ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult võiks olla ikkagi Rae vallal mingi selline, kus on erinevad stuudiod, mingite muusika, video, ma ei tea, foto, bändiruumid, kõik asjad nagu, et DJ-ruumid nagu, et selles mõttes, et seal, see oleks nagu, ütleme siuke hea unistus, ja praegu antud momendil ka, et mingi osa nendest noortest on ka siin tegelikult, ütleme, Rae kultuurikeskusega kaasatud, seotud, et me just siin järgmise podcasti teeme 2 noore filosoofiga, et üks siis on lõpetanud Tartu Ülikooli ja teine siis õpib praegu Tallinna Ülikoolis filosoofiat, et ja ma siis kuidagi kutsun noored filosoofid stuudiosse ja räägime natukene sükesest nagu filosoofilisest vaatest nagu Rae vallale, mis me teeme kliimamuutuste ja selliste asjade jaoks, mis plaanid meil on, vaatame me oma energiataristuid üle kuidagi, ma saan aru, et siin on see kuidagi isegi laiem nagu, et selles mõttes, et Rae vallal on ju olemas ettevõtte nimega Elveso, mis selles valdkonnas üldse toimub nagu, et selles mõttes, et kui ütleme, keskkonnateadlikud me oleme? No ikkagi oleme, tegelikult Elveso liikus ju juba aastaid tagasi selles osas nagu parema keskkonnasäästu poole, et kasutab oma kateldes enam mitte siis õlisid asju, vaid ikkagi paremaid kütuseid, et tahma vähem ja kõik need tahmapuhastusseadmed, ahjud ja kõik on tänapäevased ja keskkonnasäästlikud ikkagi, et selles suunas on see töö ammu tehtud. Järgmine samm oleks võib-olla kuidagi energia mõttes, mitte Elveso vaates võib-olla isegi, aga laiemalt nende päikeseparkide teema, eks ju. Aga siin tuleb küsimus jälle kohe, et kuhu neid päikeseparke panna, et võib hakata mõtlema, et meil on ju tegelikult väga palju korteriühistud, mis enamasti on lamekatustega, et kas siin on mingi meede, et soodustada kuidagi nendel päikesepaneelide paigaldamist katusele mõttekoht,
Aga ma küsin tõesti asjatundmatu küsimuse, et kui Rae vald ehitab, ta ehitab ju koole, lasteaed ja nii edasi, et kas siin on ka kuidagi pantud nagu selles mõttes kogu sellesse hankesse mingi nõue sisse, et näete, et siin mingi osa raames on ju, seal katusel ongi need päikesepaneelid või ma tõesti ei tea seda. Ja ikka on, energiaklass on niikuinii, eks ju, et see tuleb ju ette anda ja mida säästlikumad maja meie jaoks on, eks ju, ta võib küll alghinnas olla veidi kallim, aga kokkuvõttes ta tuleb ju meile püsikuluna oluliselt odavam. Ja see on nagu alati eesmärk olnud, et need oleks võimalikult energiasäästlikud majad, et kuhu õnnestub päikesepaneele projekteerida. See on muidugi, me teame küll, et päikesepaneelid annavad ainult osa aastast mingisugust energia kokkuhoidu. Aga oma kogemusest siis erasektoris ütlen, et kui see energiakulu on sul suur, siis ikkagi suveperioodidel võib täiesti nagu nullhinnaga ja veel omakorda müüa seda. Et see tasub ära, jah. Okei. Aga see ongi nüüd, et me kuidagi vaatan, jõudsime siin muus pika 9. punktini muideks, tulevik ja innovatsioon nagu. Et minu hea tuttav, ma arvan, et sa tunned ka Kristo Peernat väga hästi. Muidugi. Ja, et selles mõttes, et neil on ju R8. Ja ma olen alati mõelnud, et me oleme seal R8 külas käinud, ta on rääkinud, millega ta tegeleb. See tundub mulle mega huvitav see, et tehisaru kuidagi seadistab sinu kliimaseadmeid ja sinu sooja ja sinu, ütleme, puhast õhku, et selles mõttes, et kas me oleme siin kuidagi valda ka nad kaasanud või, et selles mõttes, et kui ütleme nüüd näiteks toimuvadki need igasugused sellised uute majade avamised, et siis kuule, et näed, et siin on nüüd see koht, et meil ei ole siia vaja mingit 6 haldusmeest või 3 haldusmeest või 2 haldusmeest, vaid seda juhibki näiteks, ütleme, see sama tehisaru, et see. Ja mina puutusin sükese, öeldakse selle kohta targad lahendused, eks kokku kuskil 5 aastat tagasi, kus siis oligi tootmises vaja võib-olla leida lahendused, kui sul on mingi mitu tuhat ruuturuumi ja kui sa paned tuleb põlema näiteks, võib-olla lihtne asi, aga seal töötab selles piirkonnas ainult võib-olla mingi 25 inimest, eks ju, ja ülejäänud põleb nagu lihtsalt tühja, siis on ju see sama, eks ju, kõik see andurite teema ja see soojusjuhtivused ja ventilatsioonid, et juba siis me hakkasime seal mõtlema, et kas see tasub ära ja tegelikult tasub. Ja tänastes vanades majades tehakse ju neid arvutusi ja arvutuste põhiselt öeldakse, et kuni niisugune 2 aastat on tasus aeg, et see küll investeerib, aga saab juba neid toetusi nendel küsida, projektitoetusi ja see tasus aeg on suhteliselt lühikene. Uute majade puhul on see kõik justkui nagu ette ära tehtud, ette projekteeritud. Ei julge nüüd väita, et kui hästi ta on alati nii tehtud, et kas kõik koridorituled on anduritega, kas kõik ruumid on anduritega, kui inimene läheb välja, ma ei tea, vent jääb seisma nii edasi, et see on siis niisugune projekteerite pärusmaa ja kui hästi nad suudavad ja ka oskavad, et kas seda kõike nagu siis targalt juhtima panna, aga kindlasti me peame sinna liikuma, et juba sündides on see maja selline tark, et see on kindlasti hästi oluline. Aga jällegi nagu, ma küsin, et kui me näiteks ehitame neid selliseid objekte või hakkame neid kuidagi neid hankeid siis nagu koostama, et siis ühest küljest meil on enda vallaspetsialistid olemas, kes annavad sinna sisendit, on ju, et sellest, aga kas me võtame ka siis näiteks neid inimesi kuskilt külje pealt sisse, ütleme, et kuule, et meil on sellised mõtted, mis me siin tegema peaksime, mis oleks kõige nagu optimaalsem? Projekteerivad ikkagi ju projekteerivad. Jah, just. Nemad ju annavad selle tegeliku siis lahendi, et meie saame öelda, et me tahame neid ja neid asju hästi säästlikult, eks ju, lahendage ära. Ja kui me oleme head spetsialistid, siis ma oskan sellele otsa vaadata ja öelda, et jah, see ongi see, mida me tahame. Kui me ei ole nii head spetsialistid, siis me peame usaldama neid, et nad ütlevad jah, et see on nagu energiasääst on nii ja nii suur, eks ju, ja see on teie jaoks parim lahendus, eks ju. Pigem ma ütleks, et meil on head spetsialistid ja me oskame küll hinnata, et te olete projekteerinud sellise asja ja meie jaoks on see piisavalt hea, eks ju. Mis tehnilisi innovatsioone sa veel näed? Et mina nagu arvan seda, et see tehisaru kaasamine kõik võimalik seal on niimoodi, et seal ainult fantaseeri, et ma olen seda ise proovinud, ma küll loodan oma mõistusele ka hästi palju ikkagi, aga ma olen aeg-ajalt proovinud lihtsalt niisama näiteks, et otsid mingit informatsiooni või lased tal mingi tabeli teha ja tegelikult toimetab ja kui me oskame seda ära kasutada ka oma igapäevatöös, et me laseme teha nendel oma iseenda eest mingisugused
ma ei tea, andmebaasid valmis näiteks, ta teeb väga hästi. Ütleb kas või Exceli söödad ette, et ma tahan võtta neid ja neid asjad. Ta teeb sul väga häid programme, vanasti sa mässasid ise makrodega, eks ju. AI teeb sinu eest täna see kõik ise ära. Ja kui seda panna enda jaoks tööle, osata panna enda jaoks tööle, noh, ma ei tea. See on lõputu nagu ressurss, mida kasutada, et mul on nüüd see, et ma olen nüüd hakanud natukene koolitama inimesi, mis puudutab tehisaru, et ma lähengi 17. detsembril näiteks Haabersti linnaosa valitsust nõustama, et selles mõttes, et kultuuri... Rae valla valitsuse nõustamine. No ma ei tea, te ei ole mu käest seda teenust ostnud, ma olen ikkagi selle koha pealt nagu professionaal, et ma küsin ikkagi raha selle eest. Aga et ma ise kuidagi olen mõelnud, et need samad juturobotid või et mis võiks kodulehel juba olemas olla ja et selliseid basic asju võiks juba hakata täiesti rahulikult katsetama ja muidugi, nüüd me võib-olla lobiseme siin midagi kohutavat välja, aga näiteks ütleme, ma olen alati mõelnud nende vastuskirjade peale, et igal kohalikul omavalitsusel on olemas mõni selline sarikirjutaja, et selles mõttes, et kes kogu aeg esitab erinevaid teabenõudeid. Ja ma olen alati mõelnud õudusega nende ametnike peale, kes peavad nendele, kuidas siis öelda, nendele sarikirjutajatele vastama. See on ju väga, kuidas öelda, see on alati väga raske töö. Eriti kui ütleme sellel nüüd sarikirjutajal on ka nagu, kuidas öelda, et ütleme, et temaga ei ole võib-olla kõik päris korras. Et näiteks toome sellise mingi näite, et võib juhtuda selline asi, et inimesel on lihtsalt mingi probleem nagu see. Aga ühest küljest seadus kohustab meid ja ma olen siin aru saanud, et meil on ka pööratud tähelepanu, et Rae vald ei ole väga hea vastaja, nagu et selles mõttes, et siin kuidagi, et meil on nagu nende vastamistega on nagu on, ja siis, et nüüd oleks hea võimalus, et hakata nagu neid vastuseid lasta genereerima tehisarule, et hoiaks aega kokku ja... Oota, kuidas ma ütlen, kui sa lähed ise kuskile veebikeskkonda, ma ei tea, lähed mõne teleteenuse pakkuja kodukale ja sul on probleem ja otsid infot ei leia, siis need all paremas nurgas on see, et robot, eks ju, ja kirjutad talle ja sa saad mingi vastuse, mis on nagu midagi muud, mida sa ootasid, on ju, et sa kirjutad uuesti talle ja üle hetkel sa tunned, et on ju. Ja nii on ka see, et ega me tegelikult oma inimestesse, me ei pane siin diagnoosi, kas tal on probleem või mitte, kas ta on sarikirjutaja, et see on hinnaga küsimus, et kui tihti siis inimene kirjutab, et mina ütlen, kui tal on probleem, mure, kirjutab, tuleb vastata, kas see peaks olema automaatne vastus. Ma pigem ütlen, et kodanikul ma tunneks, et ma tahaks suhelda kellegiga, kes tegelikult mu murest aru saab ja mulle ka tegelikult sisuliselt vastab. AI, kas ta saab alati aru, et seal teisel pool on inimene ja inimesel on vaja vastata niimoodi ja otsida üles. Kui inimene küsib lihtsalt statistilist informatsiooni, loomulikult, see on AI teema. Sul ei ole vaja vastata inimese murele või selle pöördumisele. Aga see tuleb hästi selgelt ära lahterdada, kumba pidi mis läheme, et nendes, nagu sa nimetasid, sarikirjutajatele ikkagi tuleb ka vastata. Ma lihtsalt nagu, olen alati mõelnud, et mis on see kõige väärtuslikum ressurss, aeg, et selles mõttes, et ja ma olen täheldanud mingite inimeste puhul, et nende motivaatoriks on nagu mingid muud asjad, et selles mõttes, et see võib olla ka tegelikult mingi kas mingi diagnoos, pahatahtlikkus, ja seal tekib nagu see küsimus, et ma arvan, et see ei ole, kui ütleme sellelt inimeselt tuleb nagu, kuidas öelda, selliseid sõgedaid teabenõuteid nagu 20 tükki nädalas, ja siis mul on lihtsalt sellest inimesest, kes peab nende sõgedate teabenõuetega nagu tegelema, nagu et seal on... Teabenõutega on lihtsam. Teabenõutega on lihtsalt see, et tegelikult ta tahabki saada informatsiooni, mis on kuskil olemas. Ja siin on selles mõttes täiesti õigustatud see, et AI otsib selle üles ja koostab selle vastuse ja saadab. See on nagu kuiv informatsioon, mida inimene küsib. Ja kui AI oskab selle just kokku panna, see on nagu selle ressursi hea ärakasutamine muidugi. Just, seda ma mõtlesingi. Ma ei mõelnud seda nüüd ütlema, et kui inimesel on seal mingi murekiri või et selles mõttes, et või teda mingagi seal, ma ei tea, oma selles kogukonnas midagi nagu ei sobi talle. Meil oli see koerte teema. Seal AI oskaks võib-olla väga hästi teha.
eks ju. Ei, no selles mõttes, et koerte teema, just ma mõtlen seda, et noh, seal tõesti, et inimesed nagu, et noh, kogukonnana sa pead kuidagi reageerima, et noh, koerad ründavad nagu, et selles mõttes, et noh, see on jah, see on jah, süke nagu, et see nagu noh, et ma ei mõelnud isegi seda, et ma mõtlesin tõesti nagu neid inimesi, kes nagu lihtsalt noh, et noh, lihtsalt on vaata see vanasõna, et üks loll jõuab ikka rohkem küsida, kui 7 tarka vastata. Aga enamasti, ütleme, nagu me võtame kas või volikogu poolt tulevad arupärimised, mida me ise oleme ju volikogu liikmena olen ka teinud, eks ju. Et need ongi need, et see on mingi infopäring, et sa küsid informatsioon täiesti okei, kui see vastus tuleb AI poolt koostatuna. Muidugi on see, sinna juurde jääb ikkagi see, et keegi tšekkab üle, et kas ta ikka on nagu, läheb üldse teemasse, sest aga AI ei pruugi olla eksimatu. Esimesed 2 nädalat on tööl käidud, kui pikad tööpäevad on, kui küsida võib? Meil lõppes peale 9 läks, aga ma tean, ma tean, et see nii on. Aga täna ma vähemalt olen endale andnud lubaduse, ma jõuan trenni. Et ma ikkagi 4-5 korda nädalas üritan ikkagi trennis käia, sest muidu vaimu värske ei hoia. Me oleme seal Jüri jõusaalis ühe korra vist kohtunud. Ma proovin ka käia vähemalt 1 või 2 korda, aga viimasel ajal on ka kuidagi natuke keeruline olnud. Et ma vahepeal suutsin ka 3-4 korda nädalas, et see on käia hommikuti treenimas, aga mul ütlevad lapsed selle kohta, et aega tuleb võtta, et eks sa ise otsustad. Aga ikkagi, et see 2 nädalat ja ilmselt see kestab nüüd veel aasta aega, et selles mõttes, et kuidas, noh, kui me nüüd küsime siuke, et mis elukaaslane öelnud on, no ega ma ei ole kunagi olnud niisugune, ütleme, et ma lähen 8 tööle, olen 5 kodus ja vahin telekat, et eks ta on harjunud, et ma olen ju aastaid. Mul ei ole nagu õhtuti seda vaba aega, et ma vahin tundide kaupa telekat või midagi teha ei ole. Kogu aeg midagi tegeled. Selles mõttes ei, et ei ole midagi. Aga nüüd sa ju oskad ka nagu selles mõttes, et kuidagi nagu inimesena vahet teha, et enne sa töötasid teises valdkonnas, et selles mõttes, et ja nüüd selles valdkonnas, et nüüd oled sa vallavanem, et see siuke väsimus, millise väsimus on, et kui sa näiteks ütleme seal enne oma selles vanas töökohas, et kui sa tulid koju ja nüüd nagu, et selles mõttes, mulle tundub, et see töö nagu, kuidas siis öelda, vallavanema või poliitiku töö on natukene ka siuke, ta on emotsionaalselt kurnav nagu, et selles mõttes, et ühest küljest sa võtad endale mingis plaanis ikkagi väga suure vastutuse. Sellepärast ongi õhtul, kui ikkagi vähegi mahti, siis käid saalis. Teine variant on ikkagi, mis on selle töö puhul võib-olla pluss pooleks, selle lõõgasmise poole peal. Sul on selliseid võib-olla pingevapamaid hetki päevas, kus sa peadki suhtlema inimestega, kes sul pakuvad sõna selgelt niisugust rõõmu, mis on niisugune, noh, pigem annab sulle energiat. Et see on see nagu erinev siis tootmisettevõttes, kus sul on tegelikult hommikust õhtuni sul nagu action, eks ju, ja sul on need rõõmuhetked on siis natuke teistsugused. Kui projekt valmis saab. Või siis jah, kuidagi ma ei tea, keegi klient aitäh ütleb. Aga ikkagi see nagu ütleme, see tööeetika või moraal, et kuidas sulle tundub, et kas see on nagu erasektoris kuidagi selline, noh, mis seisus nad on sinu jaoks või kui sa praegu, või see 2 nädalat on sinu jaoks natuke liiga vähe? Liiga vähe, et ma hakkaksin nüüd kuidagi võrdlema, et kuskil on halvem, parem või midagi sellist, et loomulikult nad on erinevad, noh, siin avalikus sektoris juba minuks on ma ei saa iga päevaga mingit uut infot, eks ju, ma ei tea, puhkusepäevade arv ja kõik mingisugused hüved on natuke teistsugused, vähem või rohkem mingid asju, et see on erinev, millega tuleb harjuda, aga et nüüd öelda, et üks või teine on kuidagi eelistatud õige. Noh, töö on selles mõttes ju igapäevane ja muidugi seda mõtted ja vastutust on mõnusalt, et ega eks need õhtud lähevadki, et see ikkagi ketrab saju sul magama jäämisel ka, et mis homme tuleb ja no praegu on, ütleme, et ma saan aru, et ikkagi eelarve on järgmise aasta oma ja et neid murekohti ja mõtlemiskohti on palju. On palju, eelarve läheb nüüd volikokku esimesele lugemisele detsembris. Eks ta on pingeline, jah. Nii et ütleme, sa lõõgastud siis ikkagi, nagu ma aru saan, ma olen vaatanud sinna, ma panin endale küsimuse siia, et see vaba aja veetmine on siis nagu see sporditeema. Sporditeema, teatris käin hea meelega, sõpradega aega. Mis sa viimati vaatamas käid? Teatris vaatamas Shakespeare'i Leary. See on hea. Suhteliselt siukene sügavamõtteline. Mis teatris see oli? See oli Salmes. Okei. Linnateater. Linnateater Salmes. Ja oli hea tükk. Natukene selles mõttes
mitte küll võib-olla päris see, mida ma kogu aeg vaatamas käin, aga jällegi mulle aeg-ajalt meeldib vaadata selliseid niisuguseid sügavamaid asju ka, et mitte kogu aeg ei käi vaatamas Tõnis Niinemetsa stand-upi, aga natukene... No nüüd, kus sa niimoodi ikkagi oled nagu selles mõttes, et kuidagi ikkagi poliitik, et sa pead ikka selle Shakespeare'i kõik ette võtma nagu sest et seal on hästi palju tegelikult, kuidas öelda, mulle tundub, et kui nagu erinevaid seal mingeid asju vaadata, Hamletit või Liiri või mis seal oli, Henry III või et seal on tohutult palju just seda poliitilise mõtlemise ja intriigide ja seda osa nagu, et selles mõttes, et ilmselt nagu see, et siuke, kui sa ikkagi tahad nagu siuke olla nagu siuke tegev, aktiivne poliitik, et siis ilmselt see osa on nagu ikkagi täiesti siuke, mulle tundub, et peaks olema siuke kohustuslik nagu, et selles mõttes, et... Eks ta on, sest et ega see on ju olnud sajandeid ühtemoodi või kuidagi, et see kohtumine võimuga, selle asja nimi on kohtumine võimuga, selles mõttes, et ja ma ei tea, kuidas see sinu tutvusringkonnas, et aga mina olen oma tutvusringkonnas ikkagi näinud paljusid inimesi, kes on astunud sellesse ruumi nimega võim ja seal muutunud natuke imelikuks nagu, ja mitte just heas. Ja olen isegi näinud, aga et seal nagu hoida seda tervist nagu on ikkagi nagu vaimset tervist on ikkagi väga, väga keeruline nagu, selles mõttes, et seal on väga palju erinevaid asju nagu, et selles mõttes, et mis mõjustavad inimese nagu selles mõttes nagu mõtlemist. Siin jällegi toon sisse sõna meeskond, hästi palju sõltub meeskonnast, kellega sa koos töötad, et mina saan öelda, et täna vallavalitsus ja sealt edasi on väga kihvt meeskond meil, et ma ise olen selles mõttes, et ma hommikul tööle, siis ma tahan näha, et meil inimesed naeratavad ja siis ma pingutan selle pärast, et tegelikult ka nad naerataks, et mitte nad ei naerata selle pärast, et kellelegi peab naeratama, vaid nad tunnevad ennast hästi. Ja kui nad tunnevad hästi, siis lähme siit edasi, eks, et nad teevad oma tööd paremini, nad tunnevad sellest rõõmu. Nad on valmis rohkem panustama. Absoluutselt. Ja tuleb leida see tasakaal ka muidugi selles osas, et ma olen täna vaadanud ka majas selles osas ringi, et kas need töökoormus, et nii palju kui ma juba aru saan, eks, et kas need on nagu võrdsed, et võib-olla keegi nagu pingutab liiga palju, keegi liiga vähe või mis iganes, et üritan ka sellest aru saada. Ma arvan, et me nüüd läheme nende Facebooki küsimuste juurde, et mulle tundub, et inimesed andsid sulle 100 päeva. Et siin on nüüd Karlaküla inimesed küsivad, et Andrekse piirkonna, et nad on olnud aastaid mure tänavavalgustuse puudumise pärast. No ilmselt, kui nad on olnud aastaid mures tänavavalgustuse puudumise pärast, siis selle esimese 2 nädalaga seda kohe kindlasti ei lahenda, aga ma saan aru, et sa oled kuidagi uurinud seda. Kas nüüd just uurinud, aga ma olen selles osas kursis, kunagi hakkas ju see asi pihta tegelikult teedest ja kanalisatsioonist ja veest, mis seal siis, liiga palju ajalukku ei lähe, et see, kes seal see kunagi arendaja ja midagi jättis oma kohustu tegemata. Aga hästi tublid olid too hetke elanikud, kes võtsid kokku, tahtsid teha midagi ja vallaga koos tehti ära. See elanikel oli oma panus, vallal oli oma panus, lepiti kokku seal, kuidas seda teha ja mida teha ja tehti ära. Ja siis jõudis järg nüüd selle tänavavalgustuseni ja nii palju, kui mina olen osad inimestega rääkinud, on seal kuidagi, vähemalt mulle tundub, inimesed nagu, ja evanuvad kaheks, ühed ütlevad, et valgus on nagu valgusreostus, teised ütlevad, aga valgus ilma valguseta on justkui nagu pime. Ja siin tulekski uuesti ikkagi nüüd maha istuda, et mis see kogukond tegelikult tahab, et kas on valgus või mitte valgus, aga ma olen nõus, et jaa, meie oma valla elanikud ja istuvad pimedas, kui nad tahaks olla valgustatud tänavatel, et siis see koostööpunkt on täitsa olemas ja ära tuleks teha, et jällegi samamoodi. Ilmselt leida seal kuidagi nagu selles mõttes, et mingi see kuldne kesktee, et kus oleks valge, aga ei oleks ka valgusreostust. Ja päris prožektori maste sinna tõenäoliselt keegi ei eeldagi, aga elementaarne tänavalgustus, et mina ütleks ka, et mina oleks seal minust ma tahaks ka, et lapsed saaksid minna ikkagi valges kooli ja nii edasi, et miks osad arvavad, et on väga lahe elada pimedas, ma ei tea. Okei. Ma saan aru, et tulemas on talv, nagu me täna ilm on -3 oli vähemalt päeval. Ja meil küsiti, et kerksuskeskused, see kõlab väga hästi, kerksuskeskused. Et kas me oleme mõelnud? Oleme. Et ma saan aru, et meil on ju olemas Rävala mingi kriisiplaan nagu, et see on ja meil on olemas ka kerksuskeskused,
kerksuskeskused, jah. Suursoo külas näiteks, kus on külaselts on selles osas väga kõva tööd teinud. Vaidas on olemas, siis on Kurnal olemas ja kuskil oli veel. Jüris on lahendus selline, et kui see vajadus tekib, siis on siin vallamajas, tehakse kerksuskeskus ja neid punkte siis luuakse vastavalt vajadust. Täna on pigem need olemas, ma saan aru, et põhimõtteliselt, et üldiselt selliste kriisisituatsioonides tihtipeale kasutatakse kõiki avalikud ruumid ära, olgu need spordihooned, koolid, lasteaiad, no see on nüüd kriisikeskus, meil see kriisiõppus oli siin nädalat 2 tagasi, siis seal oli samamoodi, et meil oli vaja selle õppuse käigus justkui paigutada siis siia saabuvaid inimesi ja siis tehti neid kogunemiskohti, kus siis oli vaja neid paigutada ja nii edasi. Et see kõik käib niimoodi, jah. Siin on nüüd küsitud, et see on minu jaoks väga huvitav küsimus. ma isegi proovisin mõelda, et mis selle küsimuse tagamõte oli, aga ma ei suutnud välja mõelda. Aga ilmselt selle küsimuse küsija teab, mis selle tagamõte oli. Et mitu meetrit on Rae vallas avalikke teid, millel puudub tolmuvaba kape? Mitu meetrit? Mitu meetrit, jah. Avalikke teid meil on kuskil 110-115 kilomeetrit, millel ei ole siis kõvakatet. Nendest avalikke on omakorda kuskil pool kogust. Et võime nüüd see 115 meetritisse panna, eks ju, aga see on jah, see umbes see kogus, mis on avalikud teed, kas sa, ma arvan, et siin oled nagu selle koha pealt nagu siuke, et sul on see tunnetus olemas, et mis selle küsimuse mõte oli? Et kas selle, millele seal tähelepanu pöörati, kui selline küsimus küsiti? Ma küll täpselt ei tea, aga selles mõttes küsimus on väga hea, sest et ütleme nende rahalises vaates näiteks. Ütleme siis kruusatee hooldamine pikas perspektiivis ja siis kõvakattega tee hooldamine on oluliselt odavam. Seda, et sa siis kruusateed pead seal tegelikult taastama kogu aeg. Ja rääkimata sellest, et ta ei ole ju läbitav ka halbadel aegadel, see on hea. Et siin on nagu siukene valla rahakoti peale nagu kõva rõhk, et ikkagi kui seda raha oleks nagu piisavalt hästi, siis see 115 kilomeetrit võiks muidugi saada kõva katte alla, eks ju. Et seal küll kõik ei ole, ma võin eksida, aga minu meelest kõik ei ole ka tegelikult Rae vallale kuuluvad teed, aga nad on avalikud teed. Küll aga selles mõttes on nad ikkagi Rae valla avalikud teed ja kui nad oleks kõvakattega teed, siis pikas perspektiivis oleks raha küll. Ma arvan, et see on see küsimuse mõte, et kas ei tuleks odavam korra ära teha, et selles mõttes jah, on küll. Okay. Võib-olla selle viimase küsimuse, selle ma mõtlesin ise välja, ma tegelikult mõtlesin, et ma pean ikka selle ära küsima ja selle mõttes, et kuidas meil selle Pealtnägija nüüd teemaga on läinud, et mida me teinud oleme? Selle mõttes, Pealtnägija teema on, eks ta tegelikult osaliselt on ju viide õigesse kohta, aga kui me räägime faktidest, siis faktid ei olnud päris õiged, eks ju. Ega seda probleemi täna keegi ei eita, et meil on probleem püsti. Aga mina ise lähtun alati faktidest ja tahan rääkida faktidest, mitte kuidagi, nagu öeldakse, sauna taga keegi rääkida. Selles mõttes on hästi tähtis meie poolt kommunikatsioon inimestel tegelikult teada anda, mis on asja tegelik tuum, kuidas me seda probleemi lahendama oleme läinud, me oleme seda ju tegelikult läbi aastate lahendanud. Ja kui me täna tegeleme ka sellega, et me teeme lasteaia juurdeehitust Lagedil, teeme uut lasteaeda Uuesallu, sealt tuleb ju kogu sellele probleemi lahendusele hästi suur mõju, et väga palju lapsi saab jälle lasteaia koha, eks ju. Et siin on see kommunikatsioon, et sellest on ääretult kahju muidugi, et on niisuguse valla vastu oli suunatud ja ebaõigete faktidega, et oleks tahtnud jah, et niisugust asja tehtaks nagu ja valgustataks nagu õige lähenemisel. See, ma midagi nagu siin nagu selles mõttes, et ma kuulasin seda, ma ikka aeg-ajalt kuulan volikogusid nagu, et selles mõttes, et ja ma peaksin ütlema seda, et mulle ühe opositsioonipoliitiku nagu selles mõttes seisukoht nagu isegi meeldis, et kui me tegime selle nagu, selle paranduse seal kuskil sotsiaalmeedias, siis mingil kummalisel põhjusel me keerasime selle kommentaariumi kinni. Ja ma tükk aega mõtlesin, miks me tegime seda. Nagu, et selles mõttes, et tegelikult oleks võinud lasta seal inimestele sinna alla kirjutada,
nagu, et selles mõttes, et mingid inimesed oleks saanud selle auru välja. Et noh, ma arvan, et noh, jällegi, et mulle tundub, et me oleme siin vallas nii, kuidas öelda siis, valgustunud küll, et me suudame see 20-30 kriitilist kommentaari seal ära taluda, nagu, et selles mõttes, et noh, lõppkokkuvõttes see võib ju kõiki seda jällegi aidata kuidagi parendada, nagu, et selles mõttes. Et noh, et kuidas sa ise mõtlesid sellele, et selles mõttes, et ma ei ole selles mõttes isegi väga mõelnud, kas see kommentaarium peaks kinni või lahti olema, küll aga ma arvan, et ei pea kommenteerima asju, millest inimesed väga võib-olla ei tea. Ja tihti on kommentaariumitesse, mis läheb emotsioonideks, eks ju. Ja need, kes võib-olla tahaks midagi head öelda, need ei lähe seda tegema ja siis jääb kuskilt nagu süüke kumama, et ongi asi halb. Aga asi ei ole ju tegelikult kokkuvõttes halb. Kui sa vaatad suurt pilti, noh, siis on tegelikult väga hästi. On alati asju, mida saab paremini teha ja kui me räägime lasteaiast ja lasteaiakohtadest, eks ju, siis muidugi tulebki pingutada veel rohkem. Aga ei tahaks jätta kuidagi kumandina lauale seda, et laevalt üldse midagi tee ja noh, rääkimata niisugustest asjadest kuskilt, kui keegi ütleb, et nagu täiesti nagu pahatahtlikult ja halvasti suhtume, et noh, seda ju ei ole. Et pigem me suhtume ikkagi hästi ja pingutame, et kõigil oleks need võimalused olemas ja võimalikult võrdsed võimalused. See on tähtis. Midagi, nagu et see on täiesti mõistetav ka. Ega mul rohkem küsimusi ei olegi. Tahad järsku minu käest midagi küsida? Sa panid mind teise rolli. Ma küsiksin üks natuke intrigeeriva küsimuse võib-olla. Ei ole intrigeeriv, aga ma väga hindan su tööd ja väga kiidan su tööd, mis sa oled teinud. Et kus sina selle energia võtad ja miks sa seda üldse niimoodi teed? Et seda, kui sa kunagi tulid meie majja, siis ju noh, kõik vaatasid, et mis nüüd saama hakkab ja tegelikult saama hakkas palju ja sa oled nagu väga ägedad asju teinud. Ja seda ma ikka juures mitte ainult väga, noh, et me siin, kuidas öelda, me mingi liks hetkel nagu harjume ära sellega, et selles mõttes, et ja mina armastan teha muideks Harjumaal päris palju seireid. Nagu, et ma vaatan, mida teised kultuurikeskused teevad, ma vaatan, palju on teiste kultuurikeskuste eelarved ja noh, nii edasi. Et ja siis ma üks päev just kuigi mõtlesin, et noh, et põhimõtteliselt ma olen nüüd 8 aastat järjest nagu tulistanud kuskil 150 üritust aastas. No, et see nagu non-stop, nagu, et selles mõttes, ja see nagu läheb edasi, nagu, et selles mõttes, et ma kuidagi, ja mis see energy on, noh, praegu on ikkagi on minu jaoks see vabadus, et ma pean ikkagi selle koha pealt ütlema Rae vallal suur tänu, et ma ei pea siin poliitikutega arutlema teemal, noh, et kus on lehm või, et see on nagu Pärnus oli, et volikogu liige hakkas arutlema kaasaegse kunsti üle või siis veel mingeid asju, et selles mõttes, et see vabadus on ikkagi on see, mis mind on nagu siin nagu keitnud, et ja just nende lahedate asjade tegemine, et selles mõttes, et see aasta muusikal Patika külakoori vinüülplaat, residentuuri kataloog, et selles mõttes, et Salvador Dani pildid siin näitusel nagu, et noh, et see on nagu üks vähene osa nagu, et selles mõttes, et mida saab siin kogu aeg nagu teha ja see on just, ma arvan, see, mis mind kogu aeg nagu motiveerib, et kui seda vabadust ei oleks, siis ma väga ei tahaks olla ka, nagu et selles mõttes, et ma ütlen. Said sa selle vabaduse nagu kohe või kuidas sa selle usalduse ära teenisid? Selles mõttes, et lihtsalt, et tol antud hetkel oli meil väga valgustunud nagu vallavalitsused, ja nad kohe nagu said aru, mida ma nagu tegema hakkan ja selles mõttes oli noh, seal ma ütlen, et abivallavanem oli Jens ja Mart oli vallavanem, et neile nagu selles mõttes sobis, et kõik see, et ma mäletan seda töövestluse ajal, see oli kõige naljakam nagu situatsioon, et Toomas, mis on su nagu nõrgad küljed? Ma ütlesin, et mu nõrgad küljed on kõik mu tugevad küljed. Et lõpuks saabub see hetk, kus me jõuame sinna staadiumisse, et meil on mingid 10 000 inimesed ja inimesed on jumala närvis, et nad ei saa parkida ja noh, et me oleme kõik kohad ära võtnud, siis Mart Jens, ei siukest asja küll ei juhtu. Ja 3 aastat tagasi põhimõtteliselt me ummistasime noh, Emiliga koos ära kogu Jüri Aleviku nagu, et selles mõttes, et ja eelmine aasta ka noh, jällegi nüüd tulles tagasi selle platsi juurde, et see sama, et me ei saa enam seal teha, nagu, et selles mõttes, et politsei
ja Maanteeamet palus tungivalt, et me ei teeks seda enam selle koha peal, sest et me ikkagi jällegi stoppisime kogu selle liikluse ära Tartu maanteel, et ja see nagu oli natuke ohtlik nagu. Okay. Nii et ütleme, et see vabadus on see, mis mind inspireerib. Ja minu ümber on ka väga lahedad inimesed, et Ott, kes seal kaamera taga on ju väga lahe inimene ja Ragne ja Ingrid ja Paul ja Linda ja Urmet ja Margit ja Jan Oskar ja et Kalev nagu, et selles mõttes, et see ongi nagu tegelikult see, mis on nagu väga motiveeriv. Selge, aga siis me seda vabadusult ära ju ei võta. No, nüüd... Soovin ainult jätku ja... mul on nüüd video olemas. Aga mul on kingitused ka. Selles mõttes, et eks siis mitte, et ma ei räägi sellest, et selles mõttes, et siin on siis meie kataloog, mis see aasta ilmus. Ja ma ei tea, kas sul on Pätika külakoori vinüülplaat või? Ei ole kusjuures. Muideks ma olen selle üle väga uhke ja ma olen nagu natuke segaduses. Mulle kogu aeg räägitakse sellest, et ma kuidagi armastan liiga palju kaasaegset kultuuri ja kaasaegset kunsti ja siis süva mingit teemat ja väga erinevaid asju. Ma tahan öelda seda, ma olen kultuurikeskuse juht, kes on põhimõtteliselt kõik Rae valla koorid ära plaadistanud. Ja selle aasta minu tippsündmus on tegelikult siin mingis plaanis. Kõva sõna, aga aitäh sulle. Ja, nii. Aga soovime siis Tarmole jõudu, et loodame, et su tööpäevad siis nendest 16 tunnistest muutuvad jälle mingil hetkel siis, kui kõik asjad juba on jonksus 8-10 tunnisteks ja häid pühi. Häid pühi sulle, häid pühi ka kõikidele Rae valla elanikele ja meie vallas tööl käivatele inimestele ja 28. tulge aastalõppu peole. Kõik. Super. Kuule.